tervist, tervist, tere tulemast taas vaatama Rändajat. kõigepealt alustuseks teile uue hooaja diiser. No nii, just täpselt, Rändaja alustab jällegi taas meile, hetkel viibime me Dublini lennujaamas ning võtsime ühe kainessi õlu. Ning esimene paik, kuhu me lähme, on paik, kus me käisime esimesel hooajal ehk Maltal. No nii, tere tulemast Maltale. Kuidas Maltal liikuda? Variant A, see takso. Ma isegi ei tea, palju need taksohinnad enam on. Aga variant B, sa liigud jala. Palju õnne, sa oled sportlane. Variant C, sa oled turist. Sa ostad endale bussikaardi. Kas sa ostad ühekordse bussipileti või siis ostad, et liikuda siin Maltal ringi, oleneb kaua sa oled, kas oled 4 päeva, 3 päeva, 4 päeva, erinevaid bussikaarte müüakse siin, et täiesti müüakse ka nädal aja bussikaarte, nii et nädal aega saad täiesti rahuliku südamega sõita kõikide bussidega, nii et sa ei pea ostma eraldi pileteid, et täiesti soovitan võtta just mingi Pauli bussikaart ning saadki sellega siin sõita. Aga paistab, et saabki bussi peale, nii et let's go the hostel. No tere. Eile jõudsin kohale NSTS Campus Resident Hostel, 6 ööd, 75 eurot kõigest. Tulge, näitame teile, milline ta seest välja näeb. Siia tuled, siin on kohe registreerimine, väga mõnus peegel, värgid. Sealpool on siis hommikusöök, seda näitame hiljem ja siin kohas asubki siis minu ruum, kus ma ööbin. Tuba on soe. Siin on mul voodi ja vaade on lihtsalt imeline. Siin on isegi rõdu, et vaade on vapsie nitševo, pole paha. 75 euri on hostelis ööbimine ning siin saab erinevaid kohvisid hommikul, mahlad, vett, võtsid masinast, vett soojendada, mikrolaineahi on, restoran ning siin on söömine, siin on isegi bassein. Midagi luksuslikku väga ei olegi siin, et hommikuelbeid saab, juustud, singid, saiad, tomatid, kurki, apelsiinid, siin on suhkrud, siin on mingid või šokolaad, et on päris hea. No nii, tere tulemast Maltale siis, et viimati käisin ma siin ei rohkem ega vähem kui 2021 aasta detsembrikuuses, aga siis ma olin ST Julianeses. Nüüd ma olen aga liikunud
siia üks raia juurde. Ma ei tea, need nimed tunduvad nii keerulised minu jaoks, et nende pähe õppimine võtab lihtsalt aega. Eile ei tervitas küll päike, ent õhtul tuli vihma. Ent praegune päike on lihtsalt vapustav ning ülimalt äge ja ilus on siin. Ma kohe näitan. No nii, väike riiete vahetus ning Malta on üks väiksemaid Euroopa riike, Euroopa saareriike. Et rahvaarvult on siin ainult 500 000 inimest elab, kõik on kokku surutud, aga siin on ka Baltimaad. Ning esimene koht, mida ma teile tutvustan, on Pop õllepood. Sveiki! Tegu on siis, lätlased peavad siin õlle kohta ja siin on isegi Eesti õlu Põhjala laager täitsa olemas ning veel hästi palju huvitanud asju siin neil müüakse, et esimesel päeval ma selle avastasin, et kraanist isegi tuleb poplaagrit ja ülimalt äge koht. Aga võtame siit ühe Põhjala laagri ja liigume edasi. Ning teine koht, mida ma tahan teile tutvustada ja mille ma samuti esimesel õhtul leidsin, on nüüd siin. On siin Smõkkaus. Siin saab süüa ja siin saab Eesti õlut, longerot ning siin on Eesti lipp. Hello! Yes, of course. Ja ta näeb siin väga ilus näeb välja. Ning kuna me oleme välismaal ikkagi, siis toetame kohalikku Eesti ettevõtlust ka siin Küprosel, Maltal. Et jääme siia sööma. Tellisin siis endale seakõhu ise sea-aastal sündinud, võtame siis endale ka sea ja kartulipudruga ning klõusalatiga. Maitseme kõigepealt kartuliputru. No kodune, nagu Eesti kodune kartulipuder. Klõusalat.
väga hea. Ning seakõht. Parim otsus tulla siia sööma. Portsjon on suur. Siin on mõnus. Vaib on mõnus. Kuusk on mõnus. Ning tervisi ning jõudu jaksu Gert Taavistule selle mõlema koha pidamisel. Abbiamo detto che il lavoro lo richiede troppo.